ma natukene räägin sellest projektist siis ka täpsemalt. Kõigepealt ma muidugi suured tänu ütlesin Tanelile, vallavanemale ja kogu Kehtna selles kogukonnale, et sellise projekti nagu on võtnud endale nagu läbi vedada. Sest kogu nagu ütleme siis selle valgustuse uuele lahendusele ma arvan, et väga paljud inimesed on sellest kogu vallas nagu mõjutatud. Ja kindlasti ka need inimesed, kes siis nagu tulevikus läbivad, kes siin peatuvad, saavad kõik sellest uuest valgustust osa. Et üks pool ongi see, et kogu vald on kindlasti muutunud turvalisemaks, lapsed saavad nagu võib-olla valges minna nagu lasteaeda koolidesse ja inimesed saavad ka õhtul turvalisemalt liigelda tänavatel, et see on üks suur osa. Kindlasti on üks suur osa tegelikult ka sellest, et kogu see valgustus annab suure energiasäästu ka, et vana valgustus kindlasti oli hulka nagu kulukam just elektri mõttes. Ja kindlasti on nagu keskkond üks suur oluline asi, aga läheme nagu võib-olla siis natukene siia numbritesse, et mida me siis tegelikult selle projekti puhul nagu tegime, et kogu see protsess tegelikult meie hakkas pihta nagu märtsis 2024 ja juulikuuks oli siis leping allkirjastatud ja me jõuame juba sellesse järku, et kus veebruar tegelikult oli juba haiguse lõpp ja praegu me oleme selles perioodis, kus teenus on nagu alustatud. Ja selle aja jooksul me siis tegelikult vahetasime välja 1122 valgustit, kaasajastasime juhtimiskilpe ja hetkel siis juhime kõik valgusteid nagu kaugjuhtimise teel, et see on nagu suur asi, mis tegelikult paljudes valdades sihukest asja ei ole, et ütleme niimoodi, et Kehtna vald on üks esimesi, kes on läinud nagu täies ulatuses sellisele üleme. Ja ütleme siin edasi, siis juba me räägime, et on suur keskkonna kokkuhoid, et me olime peaaegu 300 tonni CO2, kuna see pakett tegelikult sisaldab ka elektrit, siis me Enefitina kasutame ka roheenergiat, et siis tänu sellele on nagu tegelikult keskkonna kokkuhoid või siis kahjustus on nagu null tegelikult. Ja mis on võib-olla, millest oli ka varem siin juttu, et kuna enamus valdades ja Kehtnas oli, et öösel tegelikult valgustus ei põlenud, et siis selle tulemusena on ka öösel valgustus põlenud ja me tegelikult, mis ta lihtsalt ei põle 100%, vaid me oleme tekkinud optimaalsele, ütleme siis hämaralt sellisele tasemele, et oleks ka kõigile mõistlik. See põhiline ongi see, et kõiki valgustust on võimalik individuaalselt juhtida ja meil on võimalik hämardada ja sellest tulenevalt on ka me näeme tegelikult igat valgustit eraldi meie juhtimissüsteemis. Et kui tulevikus, kui tegelikult tekibki see, et individuaalselt kellegi mingisugune küsimus, et liiga palju põleb võib-olla liiga tugevasti kellegi hoovis, siis meil on võimalik seda veel nagu hämardada, et vastavalt siis elanikkonna soovile. Ja kindlasti on see, et siis süsteem teavitab nagu riiklike tekkimisest. Siin ka siis mõned numbrilised pooled, millest ma ka varasemalt rääkisin, et mida see siis nagu tähendab. Siin on siis vana valgustus oli siis andis 300 tonni CO2 ja meie uus tänavalgustus siis Kehtnas on 0 ja see kindlasti panustab siis kokkuvõttes on Raplamaal ja Kehtna vallana oma kiivakava, et sinna saab siis selle täitmist nagu täiendada. Et siin ka mõned pildid uuenenud tänavalgustusest, et eks kõige suuremat mõju tegelikult saavad sellest ja kasu tunda kohalikud elanikud. Et Enefit on ka rajanud või siis rajamas tegelikult leping on allkirjastatud siis tervisele rajale Kehtna vallas siis Paluküla terviserajale ühe laadi. Et siin on ka selles kontekstis sama asi nagu kirjas, et Enefit teeb siis oma poolse investeeringu sellesse projekti ja kõik see paigalduskulud ja kõik saab selles hinnas ja monitooringi hoolduse 24/7 tugi ka, et see võib-olla on suur pluss, mida siis tulevikus inimesed saavad kasutada. Ja siin algul on siis kirjas, et kus meil on veel nagu plaanis rajada elektriautode laadimispunktid. Millised olid need mured Kehtna valgustusega, et otsustasite, et hakata valgust siis täisteenusena hankima? Muresid oli terve ports. Esiteks alatades sealt, et see ei olnud väga keskkonnasõbralik.
ta tuletas meelde mõnevõrra lapitekki, erinevatel aegadel erinevad lahendused, eri tüübi valgustid, juba niisuguseid varuosasid või juba alternatiive leida oli probleem. Lisaks see, et meil puudus ka ülevaade, kui midagi rikki läks, ehk siis iga päev ei sõida kõike läbi, et kui siis keegi helistas, siis ta helistas ja kui helistanud, ei helistanud. Ehk siis see viide oli pikk ja teine asi ka, et me olime nagu natuke selles situatsioonis, et kas oli valge või oli pime, vastavalt sellest, kuidas me tahtsime. Nii et ja teine asi või viimane asi õigemini selle asja juures on siis see, et kui sa tahad korraga kõiki asju nagu korda saada, siis see on ka võrdlemisi kulukas, ehk siis see rahastusmudel sobiv leida oli ka niisugune vajalik. Mis siis kõige suuremate plussidena kõlasid selle täisteenuse puhul? Täisteenus on tegelikult ikkagi, et on see, et sa ei pea ise tegema igapäevaselt selle asjaga, sul on lepinguline partner, sa saad korraga kõik asjad korda. Ja see kulu on prognoositav ja see kulu on nagu mõistlik. Ehk siis sa saad sisuliselt võtmed kätte versiooni ja selle, mida sa tahad saada, siis korraga kätte. Kuidas see protsess välja nägi? Sellest hetkest, et otsustasite, et võiks hakata seda täisteenuse lahendust uurima kuni selleni, et nüüd tuled põlevad? No kohalikus omavalitsuses on alati protsessid on mõnevõrra pikemad, kui ta eraettevõtluses on. Vähemalt väikestes ettevõtetes, et kõigepealt sa pead saama siis leidma rahastusallikad, suutma siis ka volikogus saama aktsepti, suutma ka veenda siis neid inimesi või volinikke, kes võib-olla kõige kohe asjaga kaasa ei tule. Nii et on niisugune pikem protsess, kui planeeriks. Aga siis, kui on siis aktsept nii-öelda saadud, siis on traditsiooniliselt tuleb viia hanked ja edasi juba lepingusse minna ja nüüd me oleme valmis. See valgustuse uuendamine hoiab aastas kokku ligi 300 tonni CO2. Millist rolli see maakondliku kliimakava täitmisel mängib? Eks maakondlikul kliimakavas on ju selgelt nagu defineeritud need eesmärgid, kuhu me peame liikuma. Täna neid väga pingsalt veel ei järgita, aga ilmselge see on see, et kui me tahame oma lastele ja lastelastele jätta puhtama parema keskkonna, siis hoolimata sellest, et need ei ole sellised selles mõttes represseeritavad, kui neid jälgita, on mõistlik seda teha. Nii et igal juhul on see oluline. Nüüd on see valgustus valmis saanud, kuidas te selle lõpptulemusega rahul olete? Lõpptulemusega väga rahul, ja ei ole ka sellist negatiivset tagasisidet kuskilt tulnud. Jah, tõsi, mõne inimese jaoks on võib-olla mõnevõrra harjumatu, et mõni kurioossum on ka, et enne mul oli nagu piltlikult öeldes hoovis sain raamatut lugeda või magamistoas. Aga järelikult oli üle valgustatud, valgust oli valesti suunatud, et kui asjad said nagu õigesti paigaldatud, õieti lahendatud, siis liiklejatele on ta ikkagi väga selge boonus. Turvalisus on kasvanud, meil on kogu aeg kuigi palju valge ja laste kooliminekud, inimeste käimine pimedal ajal ja Eestis me seda pimedat aega nagu jagu on nagu oluliselt turvalisem. Et Kehtna vald on ka üldiselt turvaline vald, aga ma pean silmas. Aga nüüd on see veel nagu järgmisel tasemel. Olete jõudnud juba käia ka väikse jalutuskäigu teha nende all? Jah, ikka. Ta on mõnus soe, et positiivne, igas mõttes positiivne, et ei ole küll midagi, mis oleks nagu kripeldama jäänud. Tänaseks päevaks on siis Kehtna vallas välja vahetatud 1122 lampi. See tähendab siis seda, et kõik olemasolevad LED-id ja vanad lambid, mis olid, need võeti maha ja pandi uued koos targa juhtimisega. See tähendab siis seda, et täna on siis kõik sisuliselt kaugelt juhitav, kõik valgustid on kas siis arvutirakenduses või telefoni rakenduses mul kaardil kuvatud. Rikked jooksevad mulle automaatselt sisse, et kui vanasti oli nii, et kui lamp oli näiteks 6 aega kustus, siis vallamajas ametnik saigi sellest võib-olla 6 aega hiljem teada alles, sest keegi ei öelnud talle, et see lamp kustus on. Ehk siis riketele ei saanud reageerida nii operatiivselt, kui oleks tahtnud. Tänases olukorras on nii, et siis mulle sisuliselt kas hommikul või öösel või mis iganes X ajal tuleb mulle teavitus, et see lamp konkreetses selles punktis ei tööta. Ja täna siis teenusepakkuja on kohustatud selle korda tegema jämedalt 5 tööpäeva jooksul. Jah, seal on mõni lõtt sees, et kui see nüüd reedel juhtub, et siis nädalavahetus on küll vahel, et siis inimesed ikkagi puhkavad, aga ja eks seal veel on veel, nüüd põlevad valguste töö läbi.
on sisuliselt õhtul päikseloojangus kui hommikul päiksetõusuni. Küll aga seal on ka hämardusgraafik sisse pandud, et on siis pandud nii, et õhtul kella 9 läheb lampide võimsus 70% peale, 11 õhtul kukub valgustusvõimsus 30% peale, et siis asja eesmärk oli see, et osades kohtades on täna valgustus nii kortermajade vahel või hoovide lähedal, et siis see valgusreostus ei segaks inimesi öist magamist. Sest et mõnele inimesele võib-olla tõesti valgus meeldib öösel. Mõne inimese jaoks on oluline see, et öösel ongi magamistoas ongi pime, siis selle hämardusega me üritasimegi siis saavutada seda efekti, et tänav on küll valge, aga see ei sega ka elanikku samal ajal. Tänases olukorras on see lihtne, et meil tekib üks kuutasu, üks number, mis kehtib olenemalt aastaajast. Kuust on jämedalt 9500 eurot. See ei muutu selles mõttes, kui palju elekter maksab või kui palju õues valgust on. See on kogu aeg üks, ehk siis täna valgustuse eelarvet palju lihtsam planeerida, et me teame kindlalt komponenti seal eelarves. Jah, sinna saab juurde alati planeerida, et saaks ka näiteks lisavalgustusi tehast, et siiamaani mul ei olnud seda võimalik tehast, et kulud tekkisid alati tekkepõhiselt, olid ootamatud. Hästi palju oli seost selle elektri hinnaga, mis liikus börsi peal. See kuust kuusse siis sõltus sellest börsihinna elektrist. Täna meil siis kõik valgustid ja elekter on teenusepakkuja käes ja meil on fikseeritud kuusumma. Ja sinna juurde kusjuures ei tule veel mingisugust intressi ega midagi, et seal täna lihtsalt ongi see, et kui mul juhtub mõni katastroofiline rike, näiteks tuul lükkab 5 posti maha ja selle peab küll vald uuesti ehitama, aga valgustit ja elektrienergiast meie enam muretsema ei pea. Et 9500 eurot maksate juunikuus, kui on peaaegu tööpäeva ringselt valge ja detsembrikuus samamoodi. Just, aga lihtsalt ongi see, et see juunikuu kulu tundub küll suur, aga arvestades, et detsembris põlevad valgustit sisuliselt, ütleme jämedalt 17 tundi ööpäevast, siis kulu isegi suvel on palju väiksem kui võiks arvata, et see ongi see kahe otsaga asi. Tundub, et on suvel kallis, aga reaalselt on see, et kui talvel kulutatakse ikkagi rohkem raha, siis tegelikult see suvine makse ei ole üldse nii suur.